No tere jälle siis. Hakkame selles osas Hornetit valmis tegema. Horneteid tegelikult võiks ka öelda. Praegu on nii-öelda varosaratas, standiratas on siin tõstukil siis, kust ma võtan ära mootorikaaned siit poolt ja teiselt poolt on üks juba vahetatud. Ehk siis see on vahetatud, see on ka vaja võtta sidurigaas. Et need paneme uued sellele rattale, sest see on külje maha pandud. Ja noh, ei ole kõige ilusam, kui on niimoodi ära kriimustatud. Nüüd võtab ilusad puhtad kaaned, mis ei ole värvitud ka. Viskame siia külge, siis see läheb müügiks. Siia läheb arvatavasti uus iste peale, see ei ole päris õige iste, ta on hästi pehme küll, aga põhimõtteliselt saab valida, kes osta tahab, see saab valida siis endale millise istme. Kas selle või siis selle originaalistme, mis on ka tegelikult tundub täitsa, siin on mingi see sees, aga muidu tundub terve, puhastada vaja, aga tundub okei. Siis on vaja siin amordid teha, amordihooldus. Ja jah, ega vaatab, mis veel teha vaja, aga ma ei mäletagi enam kõike. Õli on kindlasti läheb uus sisse, sest siin pole õli arvatavasti praegu, mul on vist välja lasknud, loogiline oleks, sest muidu oleks, siit tuleks välja. Või noh, ei tuleks välja, aga jah. Ma vist lasin ikkagi välja siit kõik õli. Ma ei mäleta enam, siin on mingit tööd vaja teha. Aga hakkan pihta selles mõttes, et ta on enam-vähem valmis. Ega siin väga palju teha ei ole, mootorikaaned vahetada, mordid teha ja võib-olla leiab midagi muud. Vot nii, aga alustamegi sellest. Ma ajasin ta siia tõstukile, et oleks mugav kõik kaaned maha võtta siin, ära puhastada mootori poolsed pinnad, et ma ei peaks kükitama seal. Teen siin kõik puhtaks ja siis rohkem ei olegi midagi tegelikult. Oota, kas siit on vaja võib-olla porikas ka võtta. Tegelikult mõlemad mustad, et ei ole siin sellele vahet. Igatahes jah, puhastan siin kõik pinnad ära. Pärast maas on palju kergem külge panna, kui on juba pind puhastatud lihtsalt uue tihendiga. Tihendeid on mul mõlema rattajagu siin olemas. On mul kõike 2 tükki. Et jah, neist puudust ei tule siis. Siin on olemas, saab mõlemad rattad nii-öelda korda jälle, et ei jää üks vedelema siin lahtisena, et see töötab, põlemad on korras rattad. Sellel pool dokumente lihtsalt. Vot ebapäreid, kuna ta on Itaaliast toodud. Ja seal ei mingi teema, ma ei tea. Igatahes hakkame pihta. Ja ongi mõlemad kaaned maas siin. Siduri kaanel oli uus tihend, sellepärast, et siia on pandud uus sidur, mis mul meelde tuli. Siia kunagi sai pandud, mitte minu poolt, eelmise omaniku poolt siis sai pandud. Ja jah, sellega on nii. Põhimõtteliselt siin midagi olnud. Siin oli hea tihendid kätte saada, sest siin oli uus tihend. Aga ega teisel pool ka nüüd nii hullu midagi olnud, et tuli ka siit ta tõesti okeilt maha. Mis veel? Ega rohkem ei olegi. Tegelikult on see kahveka mootor, mida ma kahvekaks teen. Ma ostsin ju komplektina selle kahveka ja miks sellel teine mootor on? Sest selle kahveka mootoril jooksid mahlad segamini ja jah, see saadi nii õigel ajal teada, ma ei mäleta, kuidas selle oli. Kas ta hakkas lihtsalt vaatama või sõidu ajal midagi oli ja siis vaatas ja oligi vist kuskil, kas radikas oli mahlad segamini või niimoodi. Aga täiesti seisvana või sõitvana ja seisma. Ja miks see mahlad segamini on? Siin on 4 radikas siin sees ja siin läksid siis tihendid, annavad otsad ja jooksad mahlad kokku. Ma ei tea, kas nüüd see tüüpviga on, aga see on koht, kus siis nad kokku võid joosta. Et ma saingi, siis ma tegingi ära. Ma vahetasin siin õliradikalle kõik tihendid ja asjad ära, mis seal sees vaja vahetada on.
ja ma vahetasin ka kahveka mootoril ära. Ehk siis, jah, siin sai siukseid asju tehtud kunagi. Siin võtsin siduri kaane maha, normaalselt õli lahmas välja, sest ma ei olnud siit mootorist millegipärast õli välja lasknud. Ma mäletan, et kummagist ma olin lasknud, aga ju siis see oli sellest või ma ei lasknud mitte kummagist. Sest ma vahetasin seda mis kaane ma ära vahetasin, see teise pool selle keti, mis iganes hammasratas, kus siit jookseb see kett, selle kaane vahetasin ära, et see on siis nii kõrgel, et siit õli ei tulnud välja. Aga siit lahmas normilt ja nii ilus puhas õli ma lasin siis alt välja ka, kahju oli lasta välja. Täiesti tutika sellise pole, ma arvan, see on, ma ei ole kindel, kas see mootor üldse, võib-olla paar korda on seda ringi jäänud, aga sõitnud, ma arvan, on kilomeeter maad selle õli käinud. Aga noh, tegelikult on juba üle aasta, 2 aastat möödas sellest, nii et nagu nii peab vahetama aastaajaliselt või ajaliselt siis. Aga jah, rohkem ei ole midagi, see ratas läheb siit nüüd maha. Temaga on tööd, siin asjad kukud. Temaga on asjad korras. Tuleb teine peale. Võtame teisele kaaned maha, paneme külge ja siis need, mis laua peal on, need lähevad sellele, võtame uued maha siis. Pärast maas panen sellele rattale tagasi kaanet. Seda ma ei filmi, sest et see käib täpselt samamoodi nagu selle rattale panemine, lihtsalt seal natuke kükitama. Aga õnneks on kõik puhastatud ja saab otse külge visata. Ei ole vaja mitte midagi muud teha. Aga jah, siis jaurame, hakkame tööle. Ja ongi siin mootorikaanet kõik vahetatud. Nagu näha on siin taga rohkem ruumi ka. Ma ajasin rattad välja, sest et neid pole siia vaja rohkem. Teist Hornetit ja TDM-i. Siin on siis kõik mootorikaanet küljes. Siin on küljes ja sai ikka teisele kõik külge. Nüüd on see teema, et ma mõtlesin, kuidas ma seda tõstan. Mul on amordid vaja ära hooldada. Ja ma proovisin siin tõstuki peal seda igatepidi tõsta. Lakke ma ei saa kinnitada. Laest pole mul kuskil tõsta seda praegu. Tali asjad on olemas, aga siia lakkama seda ei pane, sest ma tõmban, ma arvan, lae alla siit. Siia oleks tugesid vaja alla. Aga põhimõtteliselt saab niimoodi, et kasutan esimest pukki. Tagant on pukis, esimesega tõstan nina üles, saab mordid kätte ära hooldada. Ja praegu võtangi siis asjad teen lahti juba maas nii palju, kui saab teha. Porikas küljest, kõik poldid, värgid, särgid teen maas lahti ja jah. Mis meil siin toimub nüüd siis? Tundub, et üks Hornet juurde, see kus mootorikaanet sai maha võetud ja vahetatud ära. Siin on näha, et siin on nüüd kuldsed küljes. Miks on see siin sees? Sest ma ei viitsinud hakata mäkerdama õliga ja ma võtsin teiselt amordid maha, sest sellel on 23 aasta jaanuaris tehtud amordid. Kõik tihendid on uued. Siin on näha, et kui siin on näha, ma võtan lambi, vaatame üle, et nii, et siin sai tehtud kunagi jah, aga ratas polegi sõitnud. Tihendid on uued, seest näeb siuke okei välja, midagi siin viga ei ole, aga siis ma huvi pärast võtsin need kaaned ka lahti ja siin on, need on ikka päris rõvedad. See ei ole nii hull. Vaatame kas teiselt poolt. Jah, see on ikka parem selles mõttes, et siin natuke on see stopper rõngas roostes, aga siin on päris korralikult ära roostetanud ja millegi pärast on siin üldse mingit teema. See tihend on räigelt seespool, kui on see tihend. Et need peaks mõlemad ühe kõrgusel olema. Siin on ta kuskil sisse ära vaid. No igatahes, ma ei taha neid lahti teha. Nad on koledad, nad ei ole ilusad.
need on ilusad. Noh, teiselt poolt nad küll on, sees poolt veits mustad, teine on vist rohkem. Jah, aga pole hullu. Need on tehtud ja las need lähevad siis oma korda ootama kunagi, kui ma hakkan tegema seda standiratast või üldse ei hakkagi ja müün selle niisama maha. Aga jah, tegelikult ei midagi. Tegelikult ma tahaks, kõige idekam oleks, kui ma saan siia raami, lihtsalt raamdokumentidega tõstaks kõik asjad ümber raami peale, ma saaks selle arvele. Sest sellel on kõik asjad töötavad, värgid-särgid. Aga noh, see oleks kõige idekam. Aga jah, ja siis ma võtan veel piduriklotsid. Piduriklotsid siin kõige värskemad enam ei ole. Siin on nad palju värskemad. Et siin on ikka korralikult veel seda järgi ka, et siis saab mõlemalt poolt uued klotsid ka külge. Ja no siis on ju siin idekas selles mõttes, et saab selle heaks ja saab selle müük ära lõpuks ja õli veel vaja sisse panna ja pidurivedelikud kindlasti ja jah, midagi veel äkki. Et vaatame, jooksvalt teeme siin asju ja siis küll saab tehtud kõik. Nii, jätkame siis. Põhimõtteliselt, jah, kas ma panengi filmima nüüd, kuidas ma panen algul tagumise kokku. Seda ma ei filmi, sest mul on pukk seal, siis mul on seal vähe ruumi. Pärast, kui selle kokku paneme ja klotsid paneme uued, siis tuleme siia filmima. Ja mõlemad rattad ongi maa peal tagasi. Siin on vaja terve nina veel läbi loksutada, seda ma teen kohe ära, kui mul on veel porikas küljes ja asjad. Ma näitan siin nüüd piduriklotse. Need piduriklotsid näevad ikka väga värsked välja, selles mõttes, et noh, siin nendel ei ole enam väga palju must või seda jääki ka järgi, neil on rohkem, neil siin. Aga noh, need on välimuse poolest ka ikka päris siuksed värsked, ma ei mäleta. Mina vist sellele uusi piduriklotse ole pannud, aga ma ei tea. Kuskilt nad on tulnud igad tutikad, sest noh, need on juba elu näinud, need ei ole elu näinud. Ja porikas läheb ka vahetusse. See on siis vana porikas. See on siuke kollane olnud kunagi ja siin ei ole kinnitusi. Ehk jumala halb oli mul saada kätte seda porikat. Ma pidin ratta alla laskma, esiratta küljest võtma. Tõstsin ratta ülesse, võtsin esiratta küljest ära, siis sain porika kätte. Ja siis lasin uuesti ratta alla tagasi, sassin kuidagi porika kätte, ma ei tea, jamasin sellega liiga palju. Aga siin on kõik kinnitused olemas. Ja ta on terve ka, ta ei ole kuskilt, ei tundu katki olevat. Siin on veel, siin on mõrad sees ja siin on näha. Ja see on iga hetk juba murdumas siit küljest ära. Mingi tükikene siit, et siin on igal pool mõrad sees. Et saab siis porikat ka paremaks ja jah, saab siia palju natuke viisakamaid juppe külge, et ta ideaalne nüüd ei ole, eks tal siin kriime ja paak on kõvasti elu näinud ikkagi, et ta on siuke tuhm ja siin on väike mingi kriim peal, et jah, ta ei ole uus ratas, aga siin on ka kriimuke siuke, et jah, siin on elu näinud, aga tehniliselt võiks täitsa korras olla, et eks sellega proovib ka sõitma minna, kui ta valmis on ja ülevaatus võiks peal teha ja siuksed asjad. Et vaatame jooksvalt, kuidas asjad lähevad. Panen praegu piduriklotsid külge, porika külge, pumpame nina läbi, siis on esiotsaga korras. Siis ajame tõstukile tagasi ja vaatame, mis järgmiseks tegema hakkame. Siin töid veel on. Ja jälle ratas tagasi pukis. Sai siin kõik eest Newtoni kinni pandud, läbi loksutatud ja helsi ots võiks nüüd korras olla. Ja siis ma otsin üles, mis mul kõik on olemas, et seda, mis siin teha on vaja. Vahetame pidurivedelikud ära, õli lisame, paneme uue õlifiltri. Mul on küünlad olemas, summutile on tihendit vaja, ma loodan, et see sobib.
selle paneme ja jahutusvedelik läheb uus. Ja siis kett puhastada, pingutada ja ma ei tea, siis paneme tööle ja vaatame, mis siin on veel. Äkki tuleb midagi välja, äkki ei tule, äkki on kõik korras siis ja siis on ratas valmis. Vist võiks olla. No plastikut peab ka üles otsima, mul kõike plastikuid siin ei ole. Tegelikult ainult üks plastik ongi puudu vist. Siin pool on olemas plastik. Kas tal siia midagi vist ei kinnita üldse? Ma ei mäleta enam, kuidas need Hornetid on. Siin vist ei ole midagi. Ja siis ongi asja see küljeplastik. Et näida mul ka ja otsime üles, kus on ja paneme külge. Ja põhimõtteliselt võiks ratas valmis olla. Ma pole kunagi Hornetiga sõitnudki. Et siis on esimene kord, kui ma saan Hornetiga ka sõitma minna. Aga teeme need suhteliselt kerged tööd ära. Paak tuleb maha kindlasti küünalde jaoks. Ma ei hakka siin, siin ei olegi muud. Siin võtab paagi maha ja paak tuleb õnneks kergelt. Kütusekraan on juba kinni, voolik lahti ja seega siin vist tegelikult rohkem ei olnudki, kui ma nüüd õigesti mäletan. Siit peaks polt läbi olema ja paak tuleb maha. Aga nii kerge ongi. Hakkame pihta. Closer to the sun, you may rise at the price of everyone else falling down. But I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. Räägime siis juttu ka. Alustame sellest, mida me siin tegime. Võtsin küünlad ja vahetasin ära. Jep, nii oligi. Midagi erilist ei olnud. Siit sai enam-vähem kõik kätte. Oli siin seda teise poolt pidin võtma süütepooli ja mingi, ma ei mäleta, mille veel midagi võtsin lahti sealt, et saaks kolmandale küünlal ligi. Sai need tehtud, oli korras. Kõik uued küünlad läksid sisse. Midagi hullu neil ka polnud Denso küünlad. Ma panen alati NGK-d, sest lihtsalt nii on, kõige paremad. Kütuse voolikul lõikasin natuke ära, sest siin ta on viga saanud, siuke nöör juba väljas ja ülevalt ka natuke mureneb. Ja sama oli vaakumi sellega. Vaakum oli ka natuke ülevalt oli juba murenema hakanud ja mõtlesin, et siis lõikan natuke otsast ära. Siis panin uue klambri ka, sest see klamber vist ongi sellele kütusevoolikule siis mõra sisse teinud sinna või siukse augu kuidagi sisse sööndanud ja sellepärast ta niimoodi siin ongi. Siis tegin piduri vedelikud eest tagara, nendega on korras. Esipidur läks küll minu meelest täiega tummisemaks ja nagu võtab palju mõnusamalt, palju jäigem on ja kohe nagu tunned, et võtab hästi. Tagapidur sai ka on idekas, seda ma nüüd ei oska öelda, kas läks paremaks või mitte, võtab üli hästi kohe ülevalt. Siis lasin jahutusvedeliku välja ja võtsin ka kohe jahutusvedeliku vooliku ära, sest siin oli juba näha, et vahelt juba paistis natuke seda rohelist, seda jahutusvedelik või oranži jahutusvedelikku ja allpool ka siuke kole, et ma võtsin juba ennetavalt lahti ära, kui mul juba jahutusvedelik väljas on, puhastan siit kõik pinnad ära. Voolikut puhastan seest mõlemalt poolt ja otsad puhtaks ja kokku tagasi, sest et minu meelest on mul olnud kas teiste Hornetitega probleemi, et pärast talve on hakanud voolikud lekkima ja ongi nii palju jama sinna vahele jäänud ja siis ta vist siin talvel elab oma elu ja vaikselt imitseb välja ja ei hakka riskima, kuna praegu nagunii jahutusvedeliku vahetus ka. Siis on hea kohe ära teha need tööd. Ma arvan, et isegi, ma vaatan, et praegu siin ka paistab veel. On sealt hästi näha, lampi meil ei ole.
et seal ka juba on hästi näha, et on, kui hästi siin näha on, aga et sealt on välja hakanud juba tulema seda jahutusvedelikku siis. Et võtab selle vooliku ka veel lahti, teeb selle ka puhtaks ära ja pinnad puhtaks, siis on hea. Siis ei ole probleeme, et hakkab jahutusvedelikku lekkima. Vot nii, aga puhastame torud ära, siis läheb jahutusvedelikul läks volt juba tagasi uued tihendiga, seibiga. Ja siis panemegi, jahutusvedelik läheb siit poolt sisse kohe ja läheb õli sisse ja uus õlifilter. Et siis hakkab vist saama. Siis on sumpsi tihend veel vaja panna ja loodetavasti on kõik. Aga vaatame seda nüüd jooksust ja ma alustan siin ühtedest asjadest ja lõpetame teistega nagu ikka. Burn down the city, let it into the storm. Põhimõtteliselt võiks praegu olla siis kõik tehtud, enam-vähem. No eks siin on veel mõned asjad vaja kontrollida, aga sump sai külge, jaotusvedelik sees, õli sees, filter küljes. Nüüd võiks vaadata, kas ta üldse tööle ka läheb. Seda ei ole vaadanud ju, et loodetavasti läheb. Paneme kraani ka äkki teeme lahti. Nii. Ja noh, toorest ka aja ju. No töötab. Nüüd ma lasen tal soojaks käia. Põhimõtteliselt ma lasen tal soojaks käia, sumps läheb natuke soojemaks. Jälgin jaotusvedelikku, õlitaset on vaja nagunii jälgida. Ja panin natuke summutipastat ka siia tihendile. Et oleks kindlam selle kinnituse rõnga ümber siis, et jah, oleks hea. Aga ma lasen tal natuke käia nüüd ja siis vaatame, mis saab. Ratas sai tööle pandud ja samal ajal siis ma jõudsin juba kõik siin kokku laduda. Panin plastikut tagasi, istme tagasi, kõik asjad on tagasi nüüd pandud ja kõik enam-vähem töötab ka, peaks töötama tuled asjad. Siis keti puhastasin ära, õlitsin ära, pingutasin ära. Ja ega rohkem vist ma ei teinudki, ma ei mäleta. Ja siis Raiko andis mulle rehvi. Tal on 2020 aasta 5 aastat vana rehv ainult. Ja no korralik ikka päris veits on keskelt kulunud, aga see on nii vähe mustrit rämedalt järgi. Et siis lähevad uued rehvid ka. Siin need on vanad rehvid. No uued ei lähe, aga värskemad rehvid. Siin on 2015 aasta rehvid äkki ees on vahel 2015. Ja siis läheb siia juba õiget värvi velk alla, panen mustad väljed ja siis on idekas selles mõttes, et saab normaalselt. Ette ta vaatab, kas tal kodus on õiges mõõdus rehvi ja kui on, siis saab ette ka, kui ei ole, siis ma ostan ette lihtsalt uue. Paneme uued rehvid ja siis võiks ratas võiks olla valmis. Et proovisõidul peab kindlasti käima, vaatama, kuidas ta sõidab ja siuksed asjad, ülevaatuse tegema äkki. Aga jah, siis on natuke parem müüa ka, et ei anna siukeste vanade, 10 aastat vanade rehvidega ratast ära ja jah, saab hea asja loodetavasti. Et sumps on küljes, sumps peab ilusti, kõik asjad, plastikud, noh, kulunud ikka kõik siin ratas ka natukene elu näinud plastikud, aga noh, see on kõik väline. Tehniliselt võiks ta nüüd korras olla ja kohe sõita saada. Aga vaatab, äkki teeb ühe osa veel, kus ma taga sõitma lähen mingi hetk ja kui tal on uued rehvid all, praegu on selle rattaga hästi. Vaat, davai, tšau siis!